Tänu olgu Issandale. Me kiidame ja ülistame Issandat, Jeesus Kristust ja Issand Jeesus on Eestimaa kuningas, universumi valitseja. Ja me täname Issand, et sa armastad meid ja sina õpetad meid ka sind armastama. Et leida meid oma armastusega. Ja see on nüüd väike vaimulik mõttiksus jälle, mis sees nagu keeras, et me peame aru saama, et me ei läheks kuradi pettustega kaasa, nagu et iga üks peab ainult ennast vaatama ja ennast ja nagu me ei võikski nagu teisi kaaskristlasi ega midagi üldse vaadata, mitte midagi, kõik ainult noogutama peaga seal ja et kõik, kui me näemegi, et inimene teeb pattu või viljad ei ole õiged, siis lihtsalt noogutame, et küll on hea. Et selle müüdi peab nüüd praegu purustama. Et meil on vaja ikkagi tegelikult noomike korratuid, aidake nõtru ja meil on sellised asjad. Ja vaimuannid on, ma loen 1. Korintuse 12.4. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on see sama. Ja väeavalduses on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Jumal on see sama, kes teeb ise kõike kõikides. Aga igaühele antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Ma peatun siin, see vaimuavaldus, mis on, see antakse, see ei anta sinu enese jaoks, iseenese jaoks, et kui sa ise ennast saad seal ainult seal ise endale profeteerida, ise endale kõike teha. See on ühiseks kasuks. See on koguduse jaoks. See on ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna. Ei anta kõigile. Teisele antakse teisele aga tunnetussõna selle sama vaimu poolt. Jälle ühele antakse samas vaimus usku, teisele aga tervendamise armuande, ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid keeli, mitmesuguseid võõraid keeli, teisele keelte tõlgendamist, aga kõike teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa nõnda nagu tema tahab. Me peame siis väga aru saama, et siin on erinevad vaimuande, mis antakse Kristus ihu jaoks. Üks nendest vaimude and on eristada vaime. Ja kui mõni arvab, et kui sa näed, kui sul on selline vaimuand ja sa lihtsalt sa ei tegutse sellega, sa tead, et sul on eristamisvaimuand. See ei antud sulle selle jaoks, et sa ise ennast eristad seal. Me väga hästi teame Taaveti loost, et ta ei suutnud, patt oli ta nii pimedaks teinud, et ta ei suutnud enam eristada. Ta proovis oma pattu, oma tapmist kinni katta igat pidi, arvates lausa ennast ära pettes, et Jumal ka ei näe. Ometigi oli vaja vaimuandi prohvetliku andi, kes tuli ta juurde ja kuulutas talle prohvetlikult ja andis talle tunnetussõna ja rääkis talle loo tähendamissõna, nii et ta enda sees ennast pidi avastama ja silmad avama oma tohutu raske patu suhtes, mida ta oli korda saatnud. Aga patt oli tal selleks ajaks juba pimestanud. Ja niimoodi on need vaimuannika, et antakse meile ühisus kasuks. Kui me hakkame niimoodi, ärme selle kohta niimoodi ütle, ärme selle kohta, siis lõpuks leiame ennast, ei tea, mingisugusest teisest mullist, mingi armu mullist, et kõik on head ja kõik on head. Ja siis tuleb ka see antikristus ja tema on ka hea, tema kõik on hea ja ärme midagi kellelegi ütle. Aga ometigi on mõni inimene, kui me näeme, et ta on hädas ja me ei hoiata, siis meil kästakse ju tulest välja kiskuda lausa inimesi, kes on põrgu teel. Kui patt on neil pimestanud või on näiteks nõiduse vaimud, erinevad loitsud, kõik, kes siin nõiuvad edasi-tagasi. Kui me näeme seda, siis me peame sellest aru saama, et need vaimuannid on antud meile selle jaoks,
et me näeme inimeses iseennast, me ei saa läbi katsuda, meil on vaja, keegi teine peab meid hoiatama. Sellest, et kui meil on mingisugune patt juba ära pimestatud meid, siis meil on väga raske sellest jamast välja tulla. Ja sellepärast me peame nagu aru saama nendest asjadest, miks meil need vaimuannid antakse. Nii et kui näiteks sinul on imetegude and ja sa võid ise olla haige, sa oma imetegude anniga ei pruugi ennast üles tõsta ja hakkad ise endale seal eristama ise enda sees need asju. Tegelikult on ikkagi niimoodi, et keegi peab viitama sulle nende asjadele. Ja see on ühiseks kasuks. Jumal tahab kõik inimesed ära päästa, et me saaksime aru, et kui vili on mõru, tunnistage vili heaks või halvaks, sest viljast tuntakse puud. Et me peame tunnistama, kui see vili on halb, siis me ei tohi kunagi öelda, et see vili on hea. Sellepärast, et siis me lähme selle sama kirja kohalla, mis ütleb, et häda teile. Häda tähendab lausa neetud, et neetud olete, kes te nimetate head halvaks ja halba heaks. Me peame aru saama, et on võimalus meile, et me vaatame, asi on halb ja nimetame selle heaks. Me tõmbame enda peale needuse, kui me hakkame niimoodi moonutama. Meil on vaja väga selgelt eristada neid asju. Kui asi on vili, on halb, siis tuleb tunnistada. Ja kui sulle või mulle või keegi prohvetliku anniga või tunnetussõnaga viitab minule minu halvale viljale, siis mul on võimalus armujäri et minna ja paluda issanda käest halastust, et halasta issand mu peale. Ma olen nüüd praegu patu seest püherdanud olen ja mind on avastatud, et palun anna andeks mu patt. See sama inimene, kes mulle seda ütles, see päästis mu hinge põrgust. Et need on väga-väga tähtsad asjad, millest tuleb tegelikult rääkida ja mitte niimoodi. Ma ei räägi külajuttudest. Üks räägib külajuttu, teine külajuttu ja siis külajutud tulevad kuskile külas külla ja lõpuks muidugi alguses räägitakse võib-olla mingist siklist, lõpuks on see juba mootorpaat, et igaüks peab natuke midagi juurde. Et ma ei räägi nendest asjadest, ma räägin sellest asjast, mis on selgelt näha ja inimesele tuleb seda öelda. Ja Jumal tavaliselt räägib jutluste kaudu, igaüks peab ära katsu läbi mu süda. Me ise ka ei tunne oma südant. Et sellised mõtted on. Ja teine asi, ma tahaksin lugeda ette selle õndsuse mäel, et kes on õndsad. Ja seal me saame ära leida, vaadata, kas me oleme siis õndsad õndsuse teel või oleme valuteel. Ja Jeesuse mäe ütlus on 5. peatükis. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele, istus sinna maha ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avastas suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes vaimus vaesed, sest nende päralt on taevarik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja jänu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahu tegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse ja nende päralt on taevarik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just nõnda samamoodi on nad taga kiusanud ka prohveteid enne teid. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägaks, millega saab seda siis teha soolaseks? Ei kõlba see enam milleski muuks, kui visata inimeste jalge tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lamp ega panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust ja prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
Ja tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ega ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendes käskudes ka pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigiks. Aga kes selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigist. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja varisejate oma, siis ei saa te taevariiki. Vot, sellised lood on. Mis on see kõige suurem õigus? Õigus on see, kui sa oled ülevalt sündinud. Jeesus ütles väga selgelt, kui ülevalt ei sünni, ära ei sünni, kui iseloom ei ole muutunud, siis sa ei saa taevariiki. Jeesus tuli meil armu anda, et tema armu läbi me saaksime päästetud ja see päästmise protsess on, et me enam ei orja pattu. Me vihkame pattu ja igasugust pattu. Ja kui me näeme, et keegi teeb pattu, vend teeb pattu või on pöörase suuga, siis me proovime ta mõistusele tuua. See ei ole alati kerge. Vahepeal ütled sa vennale või õele, võid öelda midagi. Sa saad sealt sõna valingu vastu. Aga selleks ongi vaja, et su nägu oleks armastust täis nagu ränikivi. Jumal ütles seal Vanas Testamendis, ma teen su näo ränikiviks. See tähendab seda, et sa ütled neile ja kuulaku värgu kuulaku, aga sa ütled neile armastusega ära, et armas inimene niimoodi ei saa, et kui sa niimoodi jätkad, siis sa lõpetad väga valusas kohas ja need noomimised on väga kasulikud selle inimesele, kes on noomitav ja sellele, kes on noomija. Mõlemal on väga kasulik, seepärast, et kui sa näed inimest ja sa ei noomi teda ja sa tead, et ta teeb mingisugust üleastumist, siis tema verd, sinu käed on verised ja seda verd nõutakse sinu käest kohtupäeval. Mida sa tegid? Sa nägid, inimene võib-olla oleks meelt parandanud. Ja sellepärast on need asjad, et me peame rääkima nendest asjadest nii, nagu on. Mitte mingisugust järeleandmist teha ei tohi ja me kiidame ülistame. Isa, me täname selle sõna eest, me täname issand selle julgustuse eest, issand, aitame, et me käime tõe teel ja et issand, et kõik, mis me teeme, oleks sulle meeldib ja et me tõesti teeme vahet õelal ja õigel ja me katsuksime enda südame läbi ja et sinu vaimu andidega, nagu me lugesime, saaksime ka kogudust üles ehitada ja tuua kõik, mis ei ole sinu vaimust esile, et seda saaks maha panna ja siis panna käed peale ka tervendamiseks, et tervist saada. Seda kõike sündi, kui issand sinu pühal nimel, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, armsa kuninga nimel. Aamen.